No kui tavaliselt lähevad suvel linnalapsed maale, siis täna tulid lambad ja kitsed linna siiasama Tartusse, et siin loodust rikastada. Tartu Ülikooli ja Tartu linnavalitsuse koostöös on füüsikumi ja keemikumi õppehoonete vahelisele rohealale loodud linnalooduse oaas, mille korras hoidmise võtsid täna osaliselt enda kanda Kotlandi tõugu lambad ja 2 kitse. Selle projekti eesmärk on linnaloodust aidata, nii et see meeldiks inimestele ja meeldiks loodusele, tekitada selliseid elurikkamaid rohealasid ja mis võiksid siis olla väga toredad kõigi jaoks. Igatahes praegu tundub, et neil on sellised ärevad hetked, et nad otsivad kohta, õpivad seda uut keskkonda tundma, jah? Jaa, nad natuke harjuvad, vaatavad kõik nurgad üle ja kus saab pikutada, puu all süüa midagi paremat, et õnneks on neil kitsed kaasas, need on siuksed tasakaalukad. Ütleb lambakasvataja Terel Pihlak, kes muide ise töötab igapäevaselt ülikooli silmakliinikus. Kas tõesti lammastel siin linnakeskkonnas siis on meeldiv olla? Lambal on siis tore, kui tal süüa on. See on tema esimene eesmärk, süüa ja nautida elu, nii et liiklusmüra muidugi on, aga nad harjuvad sellega. Ja siia samma Aasale tuli tööle täna ka Ikigai, kes on siis, kelle esivanemad on pärit Austraaliast ja tuleb välja, et Austraalias on koertel kuidagi teistmoodi selline karja ajamisviis siis. Just täpselt, sest et nemad peavad karjatama niimoodi. Nad ei tohi hammustada, nad ei tohi haukuda, vaid ainult nii-öelda oma silmajõuga peavad ajama lambad liikuma. Ja siis kuna Austraalias on valdavalt merino tõugu lambad, kes ei lähe üldse kergesti liikuma, siis oli vaja tugevat koera ja kelpi ongi selleks just nii-öelda parem, et ta saab kõik asjad liikuma. Hellenurmest Tootsi talust pärit loomadele on linnaelu juba tuttav, sest nad on 2 aastal käinud supiliine päevadel ning mullu hooldasid lambad lühikest aega kliinikumi muruplatse. Ja tagasiside oli väga-väga positiivne. Kõige rõõmsamad olid need haigla enda töötajad, kes ütlesid, et see oli neile vaimselt väga turgutav. Nii et need lambad ongi siis, nad aitavad siin seda roheala hooldada loodussõbralikult ja ma loodan, et inimestele ka on rõõmu sellest. Linna inimesed saavad lammaste tegemisi jälgida siinsamas traataia taga. Söögi andmisega on nii, jah, et süüa ei tasu anda. Tegelikult ma palun, et ei antaks, sest söök on neil siin kõik olemas. Kui midagi väga vale lambale anda, siis see võib lõppeda üsna kurvalt. Aga need on sõbralikud lambad ja need on sõbralikud kitsed, nad tulevad ilmselt aia äärde, et pai saab neile teha küll. Ja nagu näete, siis süüa on siin kõvasti, hein ulatub põlvedeni, nii et ma loodan, et teil tuleb kaunis suvi.